Armsad sõbrad, mulle meeldib väga vastus, mille andis kord üks piiskop küsimusele, kuidas temal ja kirikul läheb. Ta vastas, aitäh küsimuse eest, pärast Kristuse ülestõusmist surnuist läheb meil väga hästi. Ma loodan, et me kõik võime selle piiskopiga ühineda. Tunnistades, et Kristus on surnuist üles tõusnud, ta on tõesti surnuist üles tõusnud, ta elab ja meie elame koos temaga. See on meie kristliku usu keskne sõnum ja see on imeline, lootustandev rõõmu ja elu sõnum. Aga praegu, kui ma seda mõtisklust salvestan, on alles suur neljapäev. Ees seisab Kristuse viimase õhtusöömaaja meenutamine, tema kannatuste ja surma mälestamine, sellele mõtlemine, kuidas ta samamoodi nagu ta siia maailma tulles pidi sündima ühte koopasse, ühte paika, kus hoiti loomi, nii ta lahkus siit sellest maailmast, sellest elust, olles maetud ühte koopasse, võõrasse hauda, tema jaoks ei olnud kohta siin selles maailmas. See kõik seisab minul veel ees nende päevade jooksul, millega me tähistame Kristuse kannatusi, surma ja ülestõusmist. Aga ma tean, et ees seisab ka ülestõusmispüha ja sellepärast võin ma juba praegu veel tema kannatustele ja surmale mõeldes rõõmustada tema ülestõusmisest ja ta võidust surma, patu ja kurja üle. Täna ma tahangi teiega jagada oma mõtteid kõigi nende 3 päeva üle. Suure neljapäeva, suure reede ja sellega seonduva vaikse laupäeva ning ülestõusmispüha üle. Enne seda aga loen ma pühapäevaks antud epistli teksti, mille me leiame apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist. See 15. peatükk on tervenisti pühendatud Kristuse ülestõusmisele ja just sellest kõneleb ka meie seekordne ülestõusmispüha epistel. Apostel Paulus kirjutab siin nõnda. Kui Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud, sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda, nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Nii kirjutab apostel Paulus, kes seda esimest kirja korintlastele alustades toonitab, et ta ei ole tahtnud korintlaste juurde tulles teada millestki ega kellestki muust, kui vaid Kristusest ja temast kui ristilöödust. Aga me näeme siit sellest
15. peatükist, kus Paulus räägib Kristuse ülestõusmisest, et isegi Kristuse ristisurm saab oma tegeliku tähenduse ja sisu üksnes ülestõusmise valguses. Sest kui Kristus ei oleks surnuist üles tõusnud, kui teda ei oleks üles äratatud, siis see tähendab, et ta oleks ju lüüa saanud. Ta oleks jäänud kaotajaks selles suures võitluses patu, surma ja kurjaga. Ja need, kes temasse usuvad, oleksid tõepoolest kõige armetumad, haletsusväärsemad inimeste hulgas, sest neil ei oleks mingit lootust. Need, kes on juba surnud, oleksid siis hukkunud ja meie, kes me veel elame, oleksime endiselt oma pattudes, sest kui Kristus ei ole surnuist üles tõusnud, siis tähendab, et tal ei ole ka väge meid Jumalaga lepitada ega uueks teha. Niisiis Kristuse ülestõusmine või mitte ülestõusmine, see on see, mis määrab kõik. Ja me usume, nii nagu see piiskop, keda ma ennist tsiteerisin, et Kristus on surnuist üles tõusnud ja see tähendab, meil läheb väga hästi. Aga see kõik ei olnud sugugi mitte tasuta. Jumala arm ei ole odav, Jumala arm on ülimalt kallis ja mitte ainult selles tähenduses kallis, et see on meie jaoks nii väärtuslik, nii hädavajalik, nii möödapääsmatu, vaid ülikallis ka selles mõttes, et selle armu eest on Jumal ise maksnud kõige suuremat hinda. Jumal on andnud ju kõik. Jumal on andnud oma ainusündinud poja ja kuna me usume, et Jumal, kuigi kolm ainus on üks, siis tähendab see, et Jumal on andnud meie eest iseennast. Tema, kes on kõige oleva algpõhjus, algallikas ja looja. Tema, kes hoiab kõike olemises, kellelt me oleme saanud kõik, mis meil on ja mis me ise oleme. Kes on mitte lihtsalt meie elu andja ja elu hoidja, vaid kes ongi meie elu, tema on andnud ennast meie eest. See on täiesti ebavõrdne vahetuskaup, kui me kasutaksime sellist võrdpilti. Jumal on andnud kõik meie eest, kes me oleme olemas üksnes seetõttu, et tema on meid loonud, kes me temaga võrreldes ei ole tõepoolest objektiivselt mitte midagi, aga kes me tema silmis oleme niivõrd kallid, niivõrd väärtuslikud, et ta on olnud valmis andma ennast meie eest, et ta ütleb, et ta hoiab meid ja ta hoolib meist nagu oma silmaterast. Me oleme talle nii kallid, nii väga on ta meid armastanud. See on ülikallis arm, mille läbi me oleme päästetud. Ja sellest armust kõnelevad need 3 suurt pühapäeva, mida me nüüd selle suure nädala lõpul ja uut nädalat alustades tähistame kõige paremini. Alustame siis esimesest päevast, sellest, mis algab suure neljapäeva päikese loojanguga või õhtupoolikuga ja lõpeb suure reede õhtuga. Jah, see on üks päev. Me oleme harjunud tähistama neid 2 erinevate päevadena, suur neljapäev ja suur reede, aga ma usun, et see ei tule teile üllatuseks. Liturgilises kalendris ja ka piibli päevade arvestuses on ikka nii, et päev algab eelõhtuga, niisiis need 3 päeva, millest 3. Kristus on surnuist üles tõusnud, on suure neljapäeva õhtust suure reede õhtuni, suure reede õhtust vaikse laupäeva õhtuni, ma ütlesin ennist, et vaikne laupäev on ühendatud suure reedega, ning siis vaikse laupäeva õhtust kuni ülestõusmispüha ehk pühapäeva, uue nädala esimese päeva õhtuni. Ja selle uue nädala esimese päeva sisse mahtus nii palju, et sellest on juttu kõigis evangeeliumites ja küllap meiegi jõuame sellest rääkida, mitte ainult ühel korral, vaid õige mitmel.
Aga jääme siis praegu korraks selle esimese päeva juurde. Jeesus läks koos oma jüngritega ühte majja Jeruusalemmas ülemisele korrusele ja seal pidas ta nendega paasa söömaaega. Selle mälestuseks, kuidas Jumal oli kord päästnud Iisraeli rahva Egiptuse orjapõlvest. Selle söömaaja juurde kuulusid teatud rituaalid, mis olid seotud nii veini, karika jagamisega, õnnistamise ja jagamisega, kui ka leivaga, hapnemate leibadega ja kibedate rohttaimedega. Jeesus andis aga sellele söömaajale hoopis uue tähenduse. Me ei ole enam mitte vana lepingu rahvas, vaid uue lepingu rahvas. Me ei meenuta mitte ainult seda, kuidas Jumal kord päästis Iisraeli rahva Egiptuse orjapõlvest või tõi tagasi Paabeli vangipõlvest, vaid me mõtleme neid päevi pühitsedes. Ja tegelikult alati, kui me tuleme kokku selleks, et pühitseda Jumalateenistust, eriti kui me saame osa armulava sakramendist, me mõtleme sellele uuele lepingule, sellele lepitusele, mis on teostunud Jeesuses Kristuses, meie eest surnud ja surnuist üles tõusnud õnnistegijas. Ja Jeesus andis sellel oma viimasel söömaajal, sellele vanale paasa söömaajale uue tähenduse. Me teame, et ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ja andis oma jüngritele üteldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja siis karika pärast õnnistamist seda oma jüngritele ulatades, üteldes, võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Enam ei ole see mitte paasatalle ihu, mida süüakse, ega tema veri, mis on päästnud Iisraeli lapsed hukatusest, vaid see on Jumala poja kallis veri, mille läbi meie oleme lunastatud, päästetud, Jumalaga lepitatud ja vabaks ostetud patu, surma, kuradi meelevallast. Ja see on tema püha kallis ihu, mis meie eest rippus ristil, mille ta andis meie eest surres selleks, et meie, kes me oleme temaga üheks saanud ristimises ja usu läbi ja kes me võtame teda vastu selles pühimas sakramendis tema ihu ja vere kaudu, et meie võiksime teada, et meie vana loomus, meie liha on koos temaga risti löödud, et meie patud ja süü on kõvasti sinna risti külge naelutatud ja me oleme koos temaga juba praegu astunud uude ellu ning meilgi seisab ees ihulik ülestõusmine ja igavene elu taevases kirkuses, siis kui Kristus tagasi tuleb. See on see uus leping, mille Jumal on meiega sõlminud või õigemini ma ütleksin, mille ta on meile kinkinud oma armu läbi, oma pojas Jeesuses Kristuses. Ja iga kord, kui me seda sakramenti pühitseme, kui me Kristuse ihust ja verest osa saame, me ühelt poolt kinnitame seda usku ja võtame vastu Jumala poolse kinnituse selle lepingu kehtivuse kohta. Aga veelgi enam, me võtame vastu Kristuse enda. Tema tuleb meie sisse. Tema, see tõeline taevast alla tulnud eluleib ja me elame temas, sest kes sööb tema liha ja joob tema verd, nagu Jeesus ise ütleb Johannes evangeeliumi 6. peatükis, see on võtnud endasse vastu elu, jumalikku elu. Neid Jeesuse sõnu viimasel õhtusööma ajal tuleb võtta täpselt nii, nagu need on öeldud. Sest et Jeesus ei oleks muidu nõnda ütelnud. See on nii tähtis. Me teame, kui palju nende sõnade ja selle sakramendi tähenduse üle on läbi aastasadade, nüüd juba aastatuhandete vaieldud. Kristus Jumala pojana teadis ette, et küllap need vaidlused tulevad. Aga seda enam me võime uskuda, et seda, mida ta ütles, mõtles ta tõsiselt
ja täpselt nii, nagu ta ütles. Me võtame armulava sakramendis vastu teda ennast. Tema, kes on meie eest risti löödud ja surnud ja surnuist üles tõusnud, tuleb meie sisse ja me saame temaga ja tema kaudu Jumalaga üheks. Ei, see ei tähenda, et meie saaksime Jumalaks, aga see tähendab, et me oleme taas ühendatud tema kaudu ja ainult tema kaudu. Jumala, oma looja, oma elu allikaga. Jeesus Kristus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. See on ainus tee, see on ainus viis, kuidas me leiame taas ühenduse oma elu andjaga, oma elu allika ja looja ja hoidjaga, Jumalaga, Jeesuse Kristuse kaudu. Ja kui tema ise tuleb oma püha ihu ja verega meie sisse ja saab meiega üheks, siis me võime teada, et see ühendus on taastatud. Ja selleks ongi Jeesus selle sakramendi kinkinud. Selleks, et me iga kord, kui me seda pühitseme, saaksime osa tema lunastustöö viljast, tema lepitavast, päästvast, lunastavast risti ohvrist. Et me võiksime teada, et meiegi oleme nüüd seal. Me oleme seal tema risti juures, tema risti all. Meiegi patud, meiegi süü on koos temaga sinna ristile naelutatud ja tema veri peseb meiegi hinged, meie südamed puhtaks. Mitte ainult rõivad, nagu võiksime arvata, kui loeme ilmutuse raamatust, kuidas Jumala trooni ees on need, kes on valgetes rüüdes ja kes on need rüüd just talle veres puhtaks pesnud, vaid nad ju tähistavad seal Jumala pühasid, kelle südamed, kelle hinged on Kristuse vere läbi puhtaks tehtud. Ja need oleme ka meie. Me oleme kutsutud nende hulka ja me võime olla need, kui me usaldame ennast tema kätte, kui me tõesti usume temasse ja võtame ta endasse vastu. Usuga, austusega, aukartusega, aga ka rõõmu ja tänuga. Mitte ilmaasjata ei nimetata armulauda kreeka keelest tuleneva sõnaga eucharistiaks, mis tähendab tänuohver, Jumalale tänu toomine, tänu ja kiituse ohver. Millist suuremat põhjust tänuks ja kiituseks võiks meil olla, kui see, et Jumala poeg annab ennast meile, tuleb meie juurde, tuleb oma jumaliku igavese eluga meie sisse, selleks, et me võiksime teada, et mitte miski ei saa meid lahutada tema armastusest. Ja just sellest Jumala imelisest armastusest kõneleb see, mis edasi sai. Ja me teame, ühelt poolt me näeme seal inimeste jõhkrust, julmust, kohutavat valet ja ülekohut ja ka argpükslikkust, eriti Pontius Pilatuse näol. Me näeme seal kogu inimlikku madalust, aga me näeme seal ka jumalikku suurust, Jumala armu, tema imelist ennast andvat isetut armastust, millega ta läheb kuni lõpuni. Nagu ma ennist ütlesin, Jumal on andnud kõik. Kristuse rist on ühelt poolt inimliku kurjuse, patu ja ülekohtu märk, aga teiselt poolt on see Jumala imelise, päästva, lunastava armastuse märk. Ja sellisena me austame ja kummardame seda risti. Mitte piinariistana, mitte hukkamise vahendina, vaid Jumala armastuse märgina. Selle uue elupuuna, mis ei kasva enam mitte paradiisi aia keskel, vaid mis püstitati Golgata mäekünkale. Selleks, et tema, kes on meie elu, seal ennast meie eest annaks. Ja me võiksime tema ohvri läbi, tema surma ja ülestõusmise läbi pärida tõelise ja igavese elu, mis on veelgi imelisem sellest, mille esimesed inimesed kord paradiisi aias oma sõnakuulmatuse läbi kaotasid. Sest seda me võime uskuda kindlasti, nii nagu apostel Paulus ütleb, nii nagu Aadamas kõik surevad, nii nagu kõik inimesed peavad nende esimeste inimeste
sõnakuulmatuse tõttu surema, nii saavad ka kõik inimesed, kõik need, kes temasse usuvad, kes on tema omad, Kristuse sõna kuulmise, tema ohvri, tema armastuse läbi elama. Ja see, mida Kristus meile nüüd annab, on mõõtmatult suurem ja imelisem kui see, mille Aadam kord kaotas. Sest Aadam on inimene nagu meie, aga Kristus on inimeseks saanud Jumal. Nii et me võime olla päris kindlad, meid ootab ees midagi palju suuremat ja midagi palju imelisemat kui see, mille me oleme paradiisi aias kaotanud. Aga selle hinnaks on Kristuse kannatus ja surm. Ja need kannatused olid rängad ja see valu oli suur. Ma olen ikka selle üle mõtisklenud ja mulle tundub, et Kristuse valu pidi olema suurem, kui meie võime iialgi kogeda. Sest tõelise täiusliku inimesena, kelle armastus oli niivõrd valdav, et võime öelda, et temas ei olnudki muud kui armastus. Selle inimese valu armastatute pärast nende poolt põhjustatud kurja ülekohtu tõttu peab olema palju suurem, kui meie suudame iial kogeda ja mõista. Kristus andis tõesti kõik meie pärast. Ja siis võeti ta ristilt alla ja pandi võõrasse hauda, nii nagu ma ennist juba ütlesin. Minu arvates on see väga kõnekas, väga sümboolne. Kui Jumala poeg tuli siia maailma, siis ei olnud tema jaoks inimeste juures majas kohta. Tema juures olid tema ema Maaria, kes seisis ka nüüd risti all. Tema juures oli tema kasuisa Joosep. Jeesuse ristisurma ajaks oli Joosep juba siit ilmast lahkunud, aga seal risti juures oli või sinna tuli üks teine Joosep. See esimene Joosep viis Jeesuse ema ühte loomalauta, mis tõenäoliselt oli üks koobas, üks võõras koobas. See teine Joosep viis nüüd Jeesuse surnukeha ühte koopasse, hauakoopasse, ja seegi oli Jeesuse jaoks võõras. Tema jaoks, kes on maailma loonud, ei olnud kohta siin maailmas. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu, nii nagu öeldakse Johannese evangeeliumi alguses. Muidugi oli neid, kes võtsid ta vastu, aga neid oli vähe. Tema aga andis ennast kõikide eest, absoluutselt kõigi inimeste eest. Kõigil, kes iial tulevad kahetsusega ja usu ja palvega tema juurde ja annavad ennast temale üle. Kõik need saavad osa tema surma ja ülestõusmise viljast, tema lunastusest, temast teostunud lepitusest ja tema toodud pattude andeks andmisest. Aga ta pidi selle eest maksma nii kõrget hinda. Pühakiri ütleb meile, et kui Kristus oli surnud, siis ta läks ka surmavalda kuulutama neile hingedele, kes olid seal vangis, et nüüd on aeg täis saanud, aeg on kätte jõudnud. Nii et me usume, et need õiged, kes seal olid, võivad ka nüüd rõõmustada Jumala nägemisest taevases kirkuses. Ja see on ees meil kõigil. Sellest tunnistab see 3., vahest siis kõige imelisem päev, sest kui seda ei oleks olnud, oleks kõik eelnev olnud tühine ja mõttetu. 3. päeval tõusis Kristus surnuist üles. Keegi ei näinud seda, aga pärast tema üles tõusmist nägid teda siiski paljud. Ta näitas ennast neile, ta kinnitas, et ta on tõesti üles tõusnud ja nemad tunnistasid seda üksteisele. Surm ei saanud teda kinni hoida. Ei, tema on oma surmaga ja oma ülestõusmisega surma jalge alla tallanud ja ära võitnud. Ja see tähendab, et ta on võitnud ära ka kõik muu, mis on surmaga seotud. Patu, süü, põrgu, kuradi, kurjuse. Ta on võitnud kõik ja meie oleme võitjad koos temaga. Pärast Kristuse ülestõusmist surnuist läheb meil väga hästi. Nii ütles see piiskop ja nii võime öelda meie kõik. Sest Kristus on surnuist üles tõusnud. See on see, mida apostel Paulus ütleb niisuguse kindlusega, et me võime seda vaid imetleda, kui me mõtleme selle peale, kui palju tema pidi kannatama ja vaeva nägema.
ta ütleb, nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. See on Jumala kalli armu kingitus meile kõigile. See on meie lootus. Me ei ole mitte armetumad kõigist inimestest siin maailmas, vaid me oleme õnnelikumad kõigist inimestest siin maailmas, sest me teame, et meie lunastaja elab ja meie elame koos temaga. Me teame, et me võime jätta selja taha kõik selle, mis on rikutud ja halb, kõik selle, mis kannab endas hukatust. Ja me võime minna edasi teadmisega, et kord seisab meilgi ees ülestõusmine, ihulik ülestõusmine selleks, et me võiksime elada igavesti taevases rõõmus ja kirkuses. Ma soovin teile kõigile õnnistatud Kristuse ülestõusmise püha, soovin teile usku ülestõusmisse ja kindlat teadmist, et me oleme lunastatud. Meil ei ole vaja karta. Meil on kõik väga hästi.